Hea 7. klass, selgitan teile natuke teie teisipäevast tunnitööd. Nimelt, ma palun teil minna opik.ee-sse ja lugeda peatüki Skandinaavia viikingitest. Mina olen teile teinud siin sellise fotokollaaži viikingitest, erinevatest teemadest, mis siis seal peatükis räägitakse. Näiteks on siin ruunikividest, igapäevaelust, laevadest, sõjameestest, millised on väljanägijad, nende saavutustest ja reisidest, naissõdalastest ja naiste rollist ühiskonnas ja religioonist, et sellised erinevad pildid. Ja ma palun teil lugeda läbi see õpiku peatükk ja teha mulle selle pildi põhjal suuline kokkuvõte. Sest eks ma igatsen teie häält ja tahan ka kuulata, kuidas te enda eneseväljendust olete arendanud ja et kuidas siis rääkida sidusat juttu selle pildi põhjal ja näidata mulle välja siis, kuidas sa sellest teemast aru said, mis on see kõige olulisem ja mida siis välja tuua just nende piltide põhjal. Ja kuidas sa mulle seda teksti salvestad? Sa lähed sellisele lehele nagu vocaro.com, see on selline leht tuleb ette sulle. Ja ma näitan teile siin läbi, et kuidas see täpsemalt see protsess käib. Sa ei pea siia sisse lugema ka midagi, et alguses see leht näebki selline välja. Ja sa lihtsalt, nüüd kui sa oled läbi lugenud selle teksti ja sa oled need pildid läbi vaatanud ja mõelnud, mida sa tahad nagu rääkida, siis sa vajutad siia rekord nupu peale sinna nagu mikrofoni ikoon. Sul peaks tulema ette ka selline küsimus, et kas sa lubad arvutil mikrofoni kasutada. Mina seda enne juba tegin, mina selle loa andsin, et võib-olla sulle tuleb ka see küsimus ette. Igatahes pane siis allow inglise keeles või luba eesti keeles ja vajutad siia peale. Ja nüüd näed, sekundid hakkasid jooksma, et nüüd see hakkaski sinu siin teksti salvestama. Ja siis sina siin räägid, et mis sa kõike siin ilusat pildi pealt näed. Räägi selgelt, räägi täpselt, rahulikult, ära väga kiirusta, aga purista. Ürita ka teha teksti selliselt, et sa lihtsalt ei loe õpikust maha, et sa oled enda jaoks selle läbi mõtestanud ja üritad seda nagu peast rääkida. Et mina saan ju väga hästi aru sinu rääkimisstiilist, et kas sa loed selle maha või sa üritad ise oma mõtteid edasi anda ja ise selgitada. Nüüd, kui sa tahad vahepeal pausile panna, äkki tuleb köha hoog peale või keegi helistab, sa paned siia lihtsalt pausile, näete sekundid jäid seisma ja kui sa tahad jätkata, siis sa paned play nupu peale ja hakkas uuesti pihta. Kui sul on kogu jutt räägitud kõigest, mis sa nüüd seal õpikust teada said Skandinaavia viikingite kohta, siis sa vajutad siia punasele nupule, mis on siis täielikult stop nupp. Ja nüüd on see valmis. Sa saad siit kuulata läbi, kuidas sa kõlad. Ja nüüd näed, et sekundid hakkasid jooksma. See on see kogu tekst, mis ma siin samal ajal rääkinud olen. Ja nüüd sa ei pea seda endale alla laadida ega midagi. Sa paned lihtsalt save and share ja siit sa saad lingi. Ja selle lingi sa kopeerid ja saadadki mulle kas meilile või Facebooki. Mingis mõttes Facebook on lihtsam ja kiirem. Ja mina kuulan läbi selle ja annan sulle selle põhjal siis tagasiside. Ja nii lihtne see ongi, et endale programmi alla laadima ei pea, arvutisse laadima. Tegema on lugema õpiku teksti, vaatama läbi neid pildid ja oma sõnadega rääkida siis nende piltide põhjal, mis sa teada said viikingitest, nende eluviisist, mis need eristab teistest, midagi huvitavat, mis saavutusi nad tegid, kuidas nad elasid ja nii edasi. Et selline see ülesanne teil seekord on. Kui sul on abi vaja või tegid mingi küsimus, siis kohe kirjuta, olen teie jaoks olemas. Olge tublid ja terved!